Sajand tagasi, vabadussõja ajal, valis Eesti rahvas oma esimest parlamenti, Asutavat Kogu. Sotsiaaldemokraadid lubasid tööd ja leiba ja võitsid valimised suurelt. Just need olid kaks asja, mida Eesti inimesed oma riigilt ootasid. Täna trendikas kohvikus 5 eurost cappuccinot nautides võivad need teemad tunduda kauged ja iganenud. Samas Statistikaameti andmetel elab Eestis 300 000 inimest vaesuses, sealhulgas iga 3. üksikvanem. Me peame rääkima tööst, sest nagu hea sõber Peep Peterson ametiühingutest ütleb, siis parimad sotsiaaltoetused on ühtlaselt kõrged palgad. Ebavõrdsust saab lahendada vaid läbi õiglase majanduse. Ma seisan Eesti eest, kus iga inimene, kes teeb ausat tööd, ei tohi olla toimetuleku raskustes. Selleks tuleb Eestis ka alampalk tõsta inimväärset elu võimaldavaks, vähemalt 1000 euroni. Inimesed ei tohi ennast ka tööl käimiseks vaeseks sõita. Minu eesmärk on Eesti, kus tasuv ja inimestele sobiv töökoht asub kodust vähem kui poole tunni kaugusel. Jah, see nõuab investeeringuid. Kuid miks tundub õige investeerida vaid suurlinna liiklussõlmede veel suuremaks ehitamisse? Hea töö eelduseks on oskused. Kiirelt muutuvas maailmas on vaja kõigil ennast pidevalt täiendada. Nii nagu täna saab võtta õppepuhkust, peab õiglases tulevikus olema igal töötajal nädalas 1 tööpäev enesetäiendamiseks. Mis täna tundub kuluna, on tulevikus meie edu pant. Me elame kiirete muutuste ajal. Tänastest poliitilistest valikutest sõltub, kui tulevikukindel on Eesti. Kui julged unistada inimesest hoolivast Eestist, siis tule meiega.